Indrek, sa loed nii põnevat raamatut praegu, ületöödeldud inimesed. Miks sa sellist raamatut loed? Sest siin on väga põhjalikult räägitud sellest, mida me tänapäeval sööme. Ja see toit on enam mitte niisugune, nagu ta oli varasematel aegadel. Ma tahan öelda seda, et ma olen pärit ja üles kasvanud Eesti talus ja mäletan väga hästi seda aega, kui söödi väga lihtsat toitu, mis oli näiteks maaleib, siis kartul näiteks, mida siis ka keidetud kujul, vahest ka muidugi ahjukartuleid sõime. Siis sõime, piim oli meil ikkagi kasutusel kogu aeg. Ja mis veel? Piim siis... Kala ehk või? Jaa, kala oli. Sirku sõite? Sõime küll. Meile silk toodi koju kätte. Siis Peipsiäärsed inimesed, kes olid ka kalurid ja sellest elatusid, need siis sõitsid maal ringi ja müüsid kevadel seda, mida nad olid Peipsijärvest püüdnud. Ja siis taludes osteti, igast talust tegelikult osteti siis silku, nagu me tookord nimetati, seda kala. See soolati sisse ja sellest jätkus tavaliselt siis terve suve. Eriti kui hea oli veel ta siis, kui mindi kaugemale kuhugi heinamaale ja võeti siis ka sinna kaasa. Ka väga hea oli silgusoolvesi. No jah, soolad on ju vajalikud, istad ju välja, eks ju. Ja kindlasti. Ja siis söödi niimoodi näiteks kartulit, võeti tippkartulit, kasteti sinna silgusoolvee sisse ja nii käis see söömine. Aga ka teisi toodi heinamaale, kuna heina tegemine tihti jäi ka hilisemale aega ja siis toodi, ma mäletan, kui tädi tuli meile lõunasööki tooma ja siis me sõime seda toitu kapsalehe pealt. See oli eriti vapp. No väga tervislik tundub igatahes. Ma saangi aru, et tol ajal oli lihtne toit ja mis me siit raamatust nüüd loeme, kõik on ju valmistatud tehastes, kasvatatud massiliselt. Ja mis on juhtunud toiduga siis? Mis on ületöödeldud inimesed siis? Mis see tähendab? See tähendab seda, et see toit ei ole omane meie seedebakteritele ja põhjustab juba seedimishäireid ja muid hädasid nagu siis diabeet, siis südame-veresoonkonna haigused, ajuhaigused kindlasti on sellest tingitud. Kas ka närvisüsteem? Ja kindlasti. Ma olen muuseas ka geenidoonor ja kutsuti ka kontrollima. Natuke aega tagasi uuriti minu aju, kas on juba Alzheimer kohal või on siis või veel ei ole, aga eeldused ja öeldi seda, et lõpuks, kui oli ristküsimusi esitatud ja peale selle veel ühes pimedas ruumis uuritud, mida seal ja missuguse aparatuuriga seda uuriti, seda ma tõesti ei tea, kuna see toimus selja taga. Aga siis lõpphinnang oli see arst, kes sellega tegeles, ta ütles, et teie ajuosad on kõik omal kohal ja võite muretada olla. Mitmeid kohti inimkehas, kus need kahjustused tekivad, aga need kõik võivad ka viia selleni, et ühel heal päeval on sul vähk kohal. Ja ületöödeldud toit on sellest paljuski siis
põhjuseks. see on sellega seotud ja see ei ole loomuomane inimesele niisugune. eriti häirib, nagu ma ka sellest raamatust lugesin, et siia on nii palju pandud lisandeid igasuguseid, et ta oleks maitsevam. noh, maitse võib ühesugune, teisel inimesel teistsugune olla. Ja need kõik rikuvad, mis ei ole seedbakteritele vastuvõetavad. ei ole harjunud, ei ole loomuomased, loomulikud. ei sobi, eks ju. No väga põnev, igatahes mina lähen ostan endale ka selle raamatu. Ületöödeldud inimesed. Nojah, see pealkiri tundub, et miks niisugune, mis asi see siis on nüüd. Aga siin mõeldud ületöödeldud toit. Jah, sest tegelikult meie ju oleme lõpuks ju see, mida me sööme. Me olemegi lõpuks igatepidi, see on kummikaru lõpuks siin, jah? Jaa, nii ta on. Ei, see on väga ilus pilt. On täiesti nõus, jah. Aga mis siis sina teed oma igapäevastes toimetustes, et sa ei oleks siis ületöödeldud inimene? Kas sul on mingid tavad, mis sa oled teinud selleks, et sa saaksid olla tasakaalus? No muidugi ma ka püüan hoiduda nendest toitudest, teades seda, millised nad on. Ja siis ka toidu valikul on siis see Maximarketis või kuskil mujal ikkagi valin seda, mida ma söön, kui on võimalik valida. Iga kord ei ole ka võimalik. Millal sa eriti hakkasid nagu sellele rõhku pöörama? Vaata, me teame üksteist ikka väga-väga ammu ja kuskil 7 aastat tagasi me hakkasime vestlema rakkudest ja siis sellest rasvhapete tasakaalu tähtsusest ja üllatuseks minule teadsid sina, et see on sama tähtis ka loomadele kui inimestele. Loomulikult. Rasvhapete omega 3 ja 6 tasakaal on kõikides elutoimingutes, olgu ta siis inimesel või loomal on ülimalt tähtis, kuna nad toimivad raku tasandil. Need öeldakse nende kohta nii, et need on nagu valmurid värava juures, mis paiknevad rakkudes. Just nimelt, nad ju valvavad, kas sinna rakku tuuma siis läheb see toit või läheb. Ja kas see jama sealt rakku seest, mis tahab välja tulla, saab välja. Nii on. Värvavahid, väga hea ütlus on, absoluutselt. Tegime sulle tookord ka analüüsi, rasvhapete analüüsi, mis näitas ära, kuidas sinu rakumembraan töötab. Oi, see oli väga kehv tulemus. Ma olin väga üllatunud ja ega ma suurt ei teadnud ka selle, kuigi lehmade puhul olin lugenud juba ja midagi nagu hakkas koitma. Aga et ka inimese puhul on see ülimalt oluline teada, kui suures koguses sa neid toiduga saad ja seda saab muidugi kontrollida, kas sa piisavalt saad, aga selleks on vaja teha väike vereanalüüs. Just, ja kas peale seda vereanalüüsi, kui sa said siis teada, et su tulemused ei olegi nii suurepärased, olid üllatunud, kas sa siis tegid oma toitumises ja eluviisis ka muutuseid? Jaa, kindlasti. No selle, mis ma juba varem tegin, näiteks ma ei suitseta, alkoholi ei tarvita täitsa, 0 tolerants. Jah. Rakud väga õnnelikud. Jaa, muidugi. Aga mis toitudesse puutub, siis jah, jälgisin seda ja lugesin ka etiketi pealt, mis toidule juures on, mis ta sisaldab. Kuigi seal ma arvan, et ei ole ka kõiki aineid üles loetud. Aga põhilised ained, aga niisugused teisi ained, mis võivad samuti ohtlikud olla, neid võib-olla ei ole märgitud. Just. Mis tervise muutused sul on olnud? Ma ütlen, kas sul on ka nagu tunned oma tervises muutusi? Sa muutusid toitumist, eks ju? Sa hakkasid teadlikult pakendeid jälgima ja oma rasvhapet tasakaalustama, vist võtsid juurde omega 3, kuna sul see protsent oli väga madal. See oli
ja omega-3 oli madal, omega-6 oli kõrge. just, mis see tähendab siis? No see on tasakaalust absoluutselt väljas. aga kui 6 kõrge, mis siis on? kui on 6 kõrge, siis tähendab, et ma söön toitu, kus näiteks, mis sisaldab nisujahu palju ja niisugust energiarikkaid toitusid, mis ei ole sobivad. ja seal on see tärklis ja suhkurlad rakku ja halvad õlid ja hakkavad rakku kõvaks tegema. nii on. nii on jah. aga mis sa nagu tunned oma tervises nüüd, kui sul on, ma tean, et sul on analüüsid paremad, et sul on tasakaal tulnud siin ja immuunsus on paranenud, on juttu meil sellest olnud, et mis sa nagu ise välja tood, mis su tervise näidud on? Immuunsus on selle, ma saan järeldada sellest, et mul niisuguseid tavalisi haigusi, ma ei räägi neid, mis mul muud, mis on juba pikemat aega olnud, ma ei räägi nendest, aga ma räägin kas nüüd külmetamise või midagi niisugust või muud viirusnakkused, gripinakkusi või midagi. et neid ei ole. no välja arvatud siis üks Covid oli, aga see oli ka 3 päeva ainult. kus väga paljud inimesed on kogu aeg haiged, neil on kogu aeg nohukeha, kurguvalu, Covid on väga raske, siis sulle ainult niimoodi mööda minnes, eks ju. ja ma sain aru, et kaaslasel samamoodi kaasa. nii oli jah. ja vaatasime, et me ikka ilusti kodus oleme 5 päeva ja ei suhtle millegagi. aga meil juhtus niimoodi, et tuli üks töömees. ja me arvame, et tema käest siis ta nakatas. no kui töömees on siin, siis sa oled ju lähestikku temaga, nagu me siin istume. niimoodi juhtus jah. aga mis sul siis nagu saad välja tuua, et oma tervises muutusi? ma tean, et kunagi sa kurtsid mulle, et sul nagu natukene need näpud hästi ei tööta, on kanged ja kuidas sul liigesed praegu on? liigestega on, käeliigestega on hästi. ma võin seda näidata. ta on paindlikud ja siis. ja ei, nad ei valuta ega midagi. ja mis on sul veel midagi, mis on nagu enesetundes, et haige pole enam olnud, meel on rõõmus ja sa ju kirjutad raamatuid veel ja sul see Alzheimer ikka mitte kuskilt pidi vist ei tule praegu veel. no ma ikka küsin oma kaasa käest, et ütle mulle siis, kui midagi juhtub. et asi ei ole paigas, et oled. just. ja aga südame-veresoon ka, sul ei ole üldse mingisuguseid selliseid? ei no südame ikka on. ja on, vererõhk on kõrgem eluaegne, niisugune häda. see on meil suguvõsas ka laiemas. aga ta on stabiilselt sul kõrge, et ta ei lähe liiga? ei, liiga ei lähe. see on niisuguste vanainimese normide piiri seal praegu. no selge, jah. kuule, aga ma näen, et sul on veel siin raamatuid, ma näen, et sa oled siin päris kõvasti ka ingliskeelset kirjandust, doktor Paul Clayton on siin ühtepidi ja Out of Sapphire ja eesti keeles doktor Paul Clayton. miks sa doktor Paul Claytoni raamatuid loed? see on, ma loen sellepärast, et ta räägib ära, mis on inimesega juhtunud. ta võrdleb neid andmeid siis Inglismaa kuidas see nüüd on? Victoria-aegsete aegadega jah. et mismoodi seal söödi. eks meil oli samamoodi, ega taludes oli ju samasugune toit kui sealgi, seal maal üle-eelmisel sajandil. ja kuidas see on mõjutanud siis ka inimese arengukiirust ja ka siin on rõhutatud, et niisugused toidud ei ole soovitavad süüa. jah. ma näen, et sind see teema ikka väga-väga huvitab, et kuidas ikkagi vitaalne ja terve olla ja see ei tule iseenesest, et selleks tuleb oma samme ikkagi ise teha tervise teekonnal. ja siia kuulub ka muidugi füüsiline vorm, nii et
nii võimaluste piirides, kui väga külm ei ole või ilm segab. ma ikka püüan iga päev ka väljas käia. no väga mõistlik. nii et kord maal käia, aga suvi meeldib meile siin kaasaga väga hästi. kõige rohkem jah? jaa, selles mõttes, et meil on väike aiamaa tükikene ja seal saab toimetada parasjagu nii. füüsiliselt, eks? jaa, füüsiliselt. nii kuidas tunned. see on see ka, mis doktor Paul Kleiden ütleb, et tehti palju füüsilist tööd, eks ju. et noh, seda sportimist oli tol ajal, ajast oli vähe, tehtigi füüsilist tööd. ja see ka tegelikult mõjub väga hästi. särk peab ikka seljas märjaks minema korraks või? korraks jah. ka siin jalutades mul on käinud ikka niimoodi, et tunnen juba, et mõjub ikka see käimine. just. mis soovitused sul on anda inimestele, kes selle terviseteekonna alguses on, et sina oled palju kirjandust lugenud, sa oled tegelenud juba pikalt teadustööga teadlasena, eks ju, tead neid rasvhapede tasakaalu, toitumise tähtsust nii loomade kui inimese tervises. mis sa soovitad inimestele? vot kahjuks on nii, et mul on raske soovitada, ma kipun kangesti võrdlema inimest lehmaga, eks ole. no võrdle ära siis. tähendab, bioloogiliselt on väga palju sarnasust. ka lehmadel on omega rasvhaped mõjutavad näiteks sigivust ja kindlasti ka muid tervisenäitajaid. et miks mitte. üldist tervist ja kas ka järglaste tervist? järglaste tervist kindlasti. kindlasti ka jah. et ühesõnaga, kui lehmadel on omega 3% hea, 6-3 tasakaal on olemas, et see põletikku liiga palju kehas ei ole, siis on nad ise tervemad ja järglased tervemad. toodang kõrge ja. toodang kõrge, saab kasumit. ja karjas püsivus ja. ja siis ei pea ravikulusid ka ju tegelikult ei pea kulutama jah. meil on noh, nüüd tunneme ühte Ameerika farmerit, kes ütles niimoodi, et tal on veterinaarid ei taha tema juures tööd teha. et noh, seal ei ole midagi teha, kari on nii terve ja noh, kui tööd ei ole, siis ei saa ju palka ka maksta. no kunagi ma olen kuulnud, et ka see on legend, et maksti arstidele, kellel oli vähe patsiente, kelle patsiendid terved olid. kas me ei võiks seda tagasi, et selles arstinimistus, kus patsiendid käivad nii-öelda, on terved patsiendid, et see võiks nagu preemiat saada? nojah, vaata, ma ei tahaks meditsiini nüüd otse tungida ja see ei ole minu ala. mulle meeldib rohkem see, kui ma löön lehmalauta ja vaatan, kuidas ta välimus on ja kas ta, näiteks kui lehmal on liigesed haiged, siis ta tammub ühelt jalalt teisele, ta ei saa püsti seista, on raske. no mastiidist ehk põletikust rääkimata. see on väga nakkav ja ohtlik haigus. nii et vajab antibiootikumi ravi, nii et niisugused. aga kas siis võiks nagu öelda kokkuvõtteks seda, et loomade tervis, mida loom sööb, see mõjutab meie tervist? jaa, see on kindel kohe. et üks artikkel ilmus ajakirjas Harriman, et Ameerikas näiteks uuriti lehmapiima kolmesugusel söödaratsioonil. ühed lehmad, kes käisid ainult karjamaal. Teile anti nii mõõdukas koguses jõusööta ja kolmas oli siis pooleks jõusööt ja siis põhisööt ehk rohi või silo. ja see selline ratsioon avaldus ka siis piima koostises. et piimas oli kindlasti omega 3 päris palju, ma ei ütle seda ühikut praegu peast. et oota, mis puhul seda rohkem oli siis? siis kui nad karjamaal. karjamaal. ja niiviisi siis selle mõõduka jõusööda puhul oli siis juba vähem ja kõige kehvem oli siis see, kus oli pooleks jõusöödaga. ja nad siis soovitasid kohe põllumajandusministeeriumil USA-s, et võtta kasutusele
nüüd rahul või põhisõdal toodetud piim ja tead, ma mõtlen seda, meenutan seda neid lugedes ja seda raamatut eriti lugedes, et ei tohi üle töödelda ja ära kõrvetada toitu ja üle praadida ja nii edasi, nii edasi. Ma võin sulle väga kaugest minevikust tuua näite. Kui vanaema praadis liha, siis vanaisa jälgis. Kas ta siis organism tundis selle ära, võib-olla, et vanaema kipus liha üle praadima. Sealiha, soolapekki või mis seal tünnis oli. Ja alati vanaisa pahandas temaga, et lõpeta nüüd. Et ära nüüd prae üle seda. Huvitav küll, jah. No aga see on seesama, mis me praegu räägime ju. No täpselt, üle aga tähendab, nii nagu selles raamatus on ka öeldud, et üks väga huvitav katse oli toodud seal, kus seati väga suur pikk rida toitusid lastele ette. Ja siis nendel oli võimalus ise valida, mida nad võtavad. Küll oli seal praetud, kõrvetatud, soolaseid ja magedaid ja kõike niimoodi. Kui väiksed lapsed? No mis nad olid, lasteaia lapsed. Nii. Ja siis lõpuks tuli välja see, et lapsed valisid selle kõige õigema toidu oma maitse järgi. Nii nagu tema, see tütar käis ka lasteaias ja põll oli tal ees ja siis niisugune tasku oli siin ja tuli koju ja toit oli siin taskus. Nii. Ja ta pidi iga kord pesema seda. Sest seda see laps ei soovinud süüa, sest see ei olnud vastuvõetav tema organismi. Just. Aga see on huvitav küll see praadimise tõesti, et juba siis ta jälgis nagu, et liiga ei läheks siis see töödelduks seda. Jaa, et ei oleks liiga üle töödelduks. Liiga töödelduks, jah, see on põnev, jah. On küll, jah. Et kuidas ta tundis oma keha järgi seda. Ja kuulake oma keha on üks soovitus. On, siin on ka see. Jah, et kuula ise, mis sulle sobib, tunne ära ja ära siis ise ka ennast siis tekita selleks ületöödeldud inimeseks, eks ju, vaata. Vaata seda ise ka, et mis sulle sobib ja mis sulle ei sobi ja kas see kõik see värviline ikka on sulle hea? Mõned värvilised on head. Marjad on head. Anti jooksutandid on. Just marjad ja köögiviljad ja eks ju. Punane peet. Näiteks minu õde, keda enam ei ole, tema alati jälgis, kas nad nüüd panevad peeti, ta ise pani ka pane. Ja tema ei ostnud kunagi poest, ta ise keetis. Ja mina ka. Meil on iga päev peet. Riiulist tuli praegu Toit ja Vähk, elule aastaid ja aastatele elu Katrin Sakk. Seda ma lugesin kõigepealt. Luges kõigepealt seda? Ja mis sa nüüd nägid burgerit siin? Nägin burgerit. Ja ma olen elus ühe burgeri ära söönud küll. Ühe burgeri? Terve elu jooksul? Ja see oli ka esimene ja viimane, sest see tekitas minul nii suurt vastikust selles mõttes. Ei maitsenud? Ei maitsenud. Suu oli kastet täis? Jaa, see oli kõrvuni, ma olin koos siin. Ikka ei maitsenud? Ei maitsenud. Ja ka ma ei taha öelda, et seda, kellele meeldib söögu edasi. Arvad ja isegi, kui sa ütled, et selline raamat ületöödeldud inimesed ütleb, et... Võtta asi on selles, et mina ei saa kellelegi öelda, et ära söö seda või see, et keegi muudaks oma söömist, ta peab ise veenduma selles ja peab olema oskust veenmisel, eks ole, et tagajärjed ole. Sa räägid õiget asja, iga inimene, kes ise saab aru, et missugune toit teda siis parandab, tervistab ja jõuab ise selle, mitte sina ei jõua kaasale rääkida ja lastele, kui ta lõpuks jõuab kõikidele inimestele endale see, aga lapsi me suunata, eks ju. Aga kuulge, üks burger elu jooksul. No ta teab ka, ta võib kinnitada seda. On jah? Ma olen küll söönud. Uskumata. Võtmine on ikka suur asi, aga mis sa siis nagu ütled inimestele, kust alustada siis? Teadlasena soovitan ma seda, et oleks väga kasulik teha rasvhapete test, omega 3, omega 6 ja asjatundjaga vestelda sel teemal, kes ütleb, niisugune suhe peab olema ja pärast poole aasta pärast annab tunda,
kui sa muudad oma toitumist ja kasutad ka nüüd omega-3 õli, kui on vaja. kui on vaja jah, ehk kalaõli, siis tuleb uuesti kontrollida. Ühesõnaga, kontrolli, muuda oma toitumisharjumusi vastavalt spetsialisti soovitusele ja siis kontrolli uuesti. Jaa. Sest muidu me oletame jälle, eks? Nii on. Teadlane ikka kontrollib. Ikka kontrollib jah.